Täna vaatame otsa portsule pakutavatele seadmetele, et sinu valik natukenegi lihtsamaks teha. Nii nagu ikka, kallid telefonid on marukihvtid, aga reaalsus on see, et Eestis keskmine inimene kulutab telefonile umbes 400 eurot. Kuidas me hindame? Täpselt samamoodi, nagu eelmises episoodis rääkisin. Kui sa seda ei ole näinud, siis vaata kindlasti. Ma võtan iga kuu lahti meie kõikide teenusepakkujate e-poed, limiteerin hinna umbes täpselt 400 euro peale, mida ma isiklikult seadmete puhul oluliseks pean. Koostöö kvaliteet, sisu ning tarkvara. Esimene seade, mis mulle silma hakkas, on Huawei Mate 20 Lite. Seda seadet olen ma ka natukene kasutanud ning võin öelda, et käes on see aparaat tõesti siukse mõnusa premium tunnetusega. See mulle väga-väga meeldis. Aparaadile visuaalselt otsa vaadates võib öelda, et tegemist on väga modernse disainiga. Ekraan läheb äärest ääreni ning üleval on ka siuke väike notš olemas. Mis mulle tema juures väga-väga meeldib, on see suur aku, 3750 mAh ja täiesti piisav jõudlus. Me ikkagi vaatame keskklassi seadmeid, mitte midagi siukest, mis peaks Geekbenchi võitma. Teda peetakse äriklassi kuuluvaks seadmeks tegelikult. Lisavõimalustele peale vaadates on sellel seadmel isegi microSD lisamise võimalus. Olen korduvalt öelnud, et Huawei poolt tehtud kaameratarkvara on minu absoluutne lemmik. Põhjus on lihtne. Tal on nii palju võimalusi ja kõik need võimalused on kuidagi hästi loogiliselt sul näppude all olemas, järjestus ja kogu see tunnetus, mis on kaamera tarkvaral, on lihtsalt fantastika. Jah, selle kuu nimistusse mahub ka iPhone. Mitte kõige uuem, mitte kõige läikivam ja kindlasti mitte kõige kallim. Hinnavahe iPhone 10S-iga on 2,5 ja suurematel versioonidel isegi rohkem. Tegemist on iPhone 6S-iga. Jah, see aparaat on paar aastat vana, aga tänu uuendustele jooksutab ta kõige uuemat iOS-i ja võib-olla inimesele, kellel ei ole varasemat iPhone'i kogemust ja on alati olnud selles emotsioonis, et tahaks proovida, siis iPhone 6S on midagi, millele ma soovitan isiklikult otsa vaadata. Oktoobrikuu top 3 jõuab ka muidugi Pocophone F1. Sellest seadmest me hetk tagasi rääkisime natukene põhjalikumalt, panen videolingi ülesse. Poco on seade, millest on väga raske kõrvale vaadata. Tal on kõige kiirem protsessor, Snapdragon 845. Tal on meeletu kogus RAM-i. Eesti turul müüdaval versioonil olid see vist 6 giga ja 4000 mAh aku. Poco sisult on täielik lipulaev. 6 giga RAM-i. No seda on ju tegelikult maa ja ilm, seda on rohkem kui Pixel 3 ja Pixel 3 XL-il. Nii et Poco inimesele, kes tahab midagi tõesti kiiret. Kas sa subscribe-nupp oled vajutanud? Vajuta kindlasti. Aga nüüd teeme selle piduliku hetke ära. Kuulutame välja Nokia Bananifoni võitjad. Põhjendusi, miks inimesed seda seadet tahtsid, oli palju ja palju. Aga automatiseeritud aparaat valis välja 2 nime. Sulev ja Vahur. Võtame teiega kindlasti ühendust. Palju õnne! Telefoni ostuprotsess on peavalu, sina tead seda, mina tean seda, igaüks teab seda. Siinkohal ma üritangi natukene lihtsamaks teha seda. Pane paika teatud nõuded ja piirangud. Piirangute puhul näiteks hinnatase. Ja nõuete puhul on see juba täiesti kinni selles, mida sina telefonist tahad. On inimesi, kellel on vaja meeletut jõudlust, kes tegelevadki mängude ja siukeste asjadega. Nende jaoks Geekbenchid ja muud asjad on olulised. Teisalt on inimesed, kes liiguvad palju ringi ja kes võib-olla ei jõua elektrivõrku väga palju. Suura. On inimesed, kes haldavad sotsiaalmeediumeid või neile meeldib lihtsalt pilti teha. Fantastilised kaamerad. Juhul, kui sa oled ära otsustanud, mida sa täpselt telefonist tahad, on sul 2 varianti. Esimene on guugeldada ja teha oma valik selle põhjal ja teine on võtta ühendust oma sideoperaatoriga, anda talle ette kõik oma soovitud parameetrid ning paluda tal tööle asuda. Jah, see on võimalik, olen isiklikult seda teinud ja paljud on seda teinud. Mõistlik. Nii, selle kui valikud on tehtud. 3 seadet jälle teie ees. Enne ostu kindlasti on tark natukene süveneda, lugeda lisaks, nõu pidada ja mitte võtta ühe inimese seisukohta. Aga seadmed olid täiesti seinast seina.
läikiv, edev ja nii nagu Huawei ise ütleb, äriklassi kuuluv Mate 20 Lite, suur korporatsioon, Apple'i poolt toodetud iPhone, nii et jah, 400 euro sisse mahub ka poest ostetud iPhone, võib-olla mitte kõige uuem, aga iPhone. Ja lõpuks midagi täiesti metsikut, mida justkui ei tohiks olemas olla. Lipulaevud kiiruselt tappev Pocophone F1. Kindlasti kirjuta alla ka kommentaar, kas sul on mõnega neist isiklik kogemus. Aitäh! Tarbi targalt!